Iisraeli kohta infot avaldavad humanitaarorganisatsioonid koosnevad paadunud valetajatest ning süüdistused massimõrvades ja genotsiidis on häbiväärsed, ütles Iisraeli riikliku julgeolekunõukogu juht, peaminister Benjamin Netanyahu lähedane liitlane Boaz Bismuth. But again, as you said before, genocide, starving, ethnical cleansing, my God, everything is here. I say again, nonsense, lies, and honestly, sir, the same way you accuse me, I accuse you of being an anti-Semite, anti-Israeli journalist. Siin on päris palju lahti pakkida. Tänases videos vaatame, kust tulenevad need nii-öelda valed, kuidas need eestlasteni jõuavad ja kuidas meie enda ajalugu võiks mõjutada meie hoiakut genotsiidi suhtes. See on tsükkel. Okei. Minu meelest polegi kõige hullem see, mida Iisraeli saadik räägib, sest see on nagu küsida šokolaadise suuga lapse käest, kas sa üksi kommitahvli ära ja siis uskuda teda, kui ta ütleb, et ta pole näinudki kunagi šokolaadi. Minnes veel samm kaugemale, kui sa peaks uurima veidikene, vaatama, kes sa siis sõi kommipaki ära, see on lapse piinamine. Sama hästi võiks meil eetris olla Putin lausetega Venemaa jätkuvalt puhastab Ukrainat natsidest. Ja Ukraina toetamine on olla nats, aga ma tean, et see on polariseeri teema, nii et vaatame ennem mõned mõisted üle, selgitame, mis on mis. Kõigepealt, mis on judaism, siis mis on sionism ja kuidas need on seotud palestiinlastega ja genotsiidiga. Judaism on üks vanimaid religioone, kus järgitakse ühte jumalat, järgitakse tema õpetusi Toora ja Hebra piibli kaudu. Juutidel on Iisrael püha maa. Nad elasid seal juba 1300 aastat tagasi, muidugi seal olid enamuses araablased, kristlased, aga ka väike hulk juute, kõigil mingid omad spetsiifilised religioossed põhjused, miks seal elada. Judaism ei eelda, et Iisraeli ala peal peaks olema kuidagi juudi riigi kontrolli all, vaid lihtsalt, et see maa on püha ja seal võiksid juudid elada. Aga nüüd sionism. Sionism on modernne poliitiline liikumine ja selle eesmärk on luua juudi rahvale iseseisev riik ajaloolisel Iisraeli/Palestiina alal, piirkonnas, kus juba elasid need palestiinlased. Judaism ja sionism ei ole samatähenduslikud. Tänapäevane sionism on suuresti ehitatud koloniseerimise põhimõtetele, kus kohanike elanike õigused võetakse ära, neid tapetakse, varastatakse nende ressursse, sarnaselt sellele, mis toimus Aafrikas koloniseerimise ajal. Nüüd, kui me näeme pro-Palestiina liikumisi, proteste, organisatsioone, siis tihtipeale meedia kajastab seda kui juutide, kui nende religiooni ja olemuse vastast ettevõtmist. Ülemaailmsed protestid ei ole juudi vastased protestid, nad on sionismi vastased protestid, kus taunitakse genotsiidi, kus taunitakse etnilist puhastamist, kus taunitakse apartheid riigi ülevalhoidu ja selle toetamist Euroopas. Klipis kuulsime väidet, et genotsiidi nimetamine genotsiidiks on antisemitism. See, et ma ei nõustu miljonite inimeste väljatõstmisega nende kodudest, 10 000 tapmisega, ei tee mind antisemiidiks. Genotsiid ei ole ainult massimõrv. See on kindlaks tehtud legaalne termin, mis on kodifitseeritud, kui tahate sellist sõna kasutada. Väita, et toimumas on genotsiid, on vaja täita päris mitu punkti. Ehk siis hävitada osaliselt või täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi üksusi läbi, siis võtame Palestiina nüüd esipilgule. Palestiinlaste tapmise. No-brainer. Alates oktoobri 7. on tapetud üle 61 000 palestiinlase, neist 17 500 lapsed, umbes üks iga 45 minuti tagant. Siis palestiinlaste vigastamine ja vaimsete probleemide tekitamine. Üle 100 000 on siis läheksid sinna lahtrisse. Ja see ei ole ainult saad kuuli vigastus, vaid ka seksuaalne vägivald IDF-i sõdurite käe läbi. The Commission documented a pattern of sexual violence, including cases of rape and other forms of sexual violence, torture and other inhumane acts that amount to war crimes and crimes against humanity. Siis elutingimuste halvenemine. Palestiinas on nälg. Hetkel on iga 5. palestiinlane näljakriisis, umbes 500 000 neist, sest Iisrael ei lase piisavalt humanitaarabi läbi. Just hiljuti nad lasid ainult paar veokitäit mitmele miljonina.
vähemalt 30% nendest, kes on näljas, on lapsed. 71 000 neist on kriitiliselt alatoitlustatud ja neil puudub ligipääs meditsiinilisele abile, on hävitatud igasugune infrastruktuur sanitatsiooniks või veevarude kogumiseks, sul võetakse vesi ära. Ja üleüldiselt 90% ehitistest on hävitatud või tõsiselt vigastatud. Sündimuse takistamine on järgmine. When there is a war, it doesn't matter who your enemy is, you need to destroy their offspring to prevent them from creating more offspring. ÜRO leiab, siis kui nad tegid oma raporti ette aastal 2024, et umbes 2 ema tapeti tunnis. Need emad, kes ellu jäävad, peavad sünnitama ilma arstide abita, mis koos teiste faktoritega suurendas nürisünnituste hulka üle 300%. Rasedad ja imetajad on erilise riski all, sest et, me rääkisime, et on nälg, neil on eriti palju kaloraaži vajadusi ja isegi peale sündi ei soosi see just lastele eriti tervislikku elukeskkonda, kui kõik nende ümber on hävingus. Keskmine iga on, mis Palestiinas paneme siia selle suure numbri, väga suur number. Ja 20. mail väitis ÜRO, et kui piisavalt kiiresti ei jõua rohkem arstiabi, siis võib järgmise 48 tunni ajal jooksul surra 14 000 last. Kui keegi ütleks, et 14 000 eestlast, Eesti last sureb ära. Ülemaailmne õõvastus tekiks. Keegi ei pilguta silmagi. Võib-olla tuleb mingi Aktuaalse kaamera ülekanne. Iisrael ütles, et tegelikult ei toimu. Iisrael ütles, et tegelikult need numbrid on liiga suured, tegelikult on ainult 10 000. Ainult 10 000. Okei. No see on ainult 10 000 last, kes ära sureb. Viimaseks sunniviisiline ümberpaigutamine. Kui me näeme, et kodudest on tõrjutud 2 miljonit palestiinlast, kui me kuuleme, et Netanyahu plaan on kõik palestiinlased kodudest välja saada, kuidas me siis saame öelda, et Nakba katastroof ei toimu veel meie endi silma ees otseedastuses meie telefoniekraanidele, aga ju siis mitte RRi toimetuseni. Netanyahu, IDF tegeleb genotsiidiga, aga miks me sellest midagi enda uudistes ei kuule? Ma mõistaks, kui Eesti meediamasin väldiks sõna genotsiid, kartis mingit legaalset apsakat, aga klipp, mida me varem nägime ja need harvad Aktuaalse kaamera segmendid, kus puudub igane kriitika Iisraeli sõjakuritegude osas, on masendav. Pole ime, et eestlaste sentiment okupatsiooni suhtes on täielikus vastuolus meie enda ajalooga. Me näeme, kuidas okupeeritakse, koloniseeritakse kellegi riik, nad küüditatakse võõrale maale, nende kodu ja varad võimuga võetud ja meie vastus on mis? Et me oleme head sõbrad. Postimees ja muud uudisekanalid võivad teha, mida nad tahavad, mind ei huvita. Nad on firmad, kelle peamine eesmärk on seda raha teenida, muidu nad ei avaldaks sellist sitta. Aga meie enda riigi meedia võiks ju võtta selle ebapopulaarse seisukoha praegu ja kajastada türanniat, mis toimub Kesk-Ida ainsas demokraatias. Aga pole ime, sama case on meie enda Riigikoguga, kus pole mingit vastupanu kuulnud, välja arvatud paarid sotsilt, shoutout Natali Mets, shoutout Vootele Päi, aga ka nende hulgas on argpükse, kes oma väärtuspõhise poliitikaga seisavad käed rüpes, kui Euroopa Liidu partner niidab muru. Parketipoliitikud nad kõik. Pole ühtegi selgroogu neil grupi peale. Keegi üldse teab, millesse Jüri Ratas usub. Pole õrnemegi. Andkem kas või EKRE lau, et millegi ees seisavad. Me oleme unustanud, kuidas teha suuri asju. Kuidas rahvaalgatuses väiksrahvana on jõudu. Kuidas me saame teha häält sellisel maailma platvormil. Aga selle asemel me oleme hakanud taga ajama mingid neoliberaalseid väärtusi, kus kõige edu marker on järjekordne euro. Mind hästi huvitab järgnev tweet Peeter Koppelilt, friend of the show by the way. Miks sa räägid jälle millestki, millest sa mitte midagi ei tea? Kui Hamas jätab paugutamise, pole enam terrorit. Kui Iisrael jätab paugutamise, pole enam Iisraelit. 96 laike.
aga kus see Iisrael tuli siis? Kas Koppel oleks ka Aafrika kolooniatele vangutanud? Et kas te ei näe, kuidas te teete vaestele, valgetele, prantslastele liiga, ülekohut? Kus nad siis suvitada saavad? Kas me tõesti eeldame, et rahvas, kes elab vabaõhuvanglas, kus on aastakümneid piiratud nende liikumine, kus nad elavda võivad, nende veevarud ja igasugune poliitiline võim on 0, on sellega leplikud? Võtke hea meie kodud üle, palun, siin on minu võti ja nagu me oleme väga õnnelikud, ka saame teie väiksed lihakraapsud taldrikult. Ütleme kohe ära, oktoober 7 oli kohutav, košmaar, kuid 100% välditav. Hamas ei ole haigus, mida juurutada, vaid kõrvalnäht, mis ilmneb koloniseerimisega ja ilmneb, kui proovida palestiinlaste kui rahvuse väljasuretamist. Kas mõistame järgmisena hukka mingid Alžeeria vabastajad, Varssavi getode ülestõusjad või, ma ei tea, metsavennad, sest nad tahtsid lihtsalt paremat tulevikku. Veider on end sildistada kannatajana, kui viimased 80 aastat on Iisraeli territoorium laienenud ning palestiinlaste elutingimused sama jätkus halvenenud. Iisraeli ja palestiinlaste vaheline mingi konflikt ei kõneta ehk meie eestlasi. Kaugel maal mingite, mittevalgete inimeste tapmine. Keda huvitab? See juhtub siin, seal, igal pool. Aga Iisraeliga hoida sooja suhteid. Good partners. We are very good partners. What very good partners? In crime, in genocide, in ethnic cleansing? Ma ei tea, et me oleksime Kongoga näiteks head partners. Pole näinud Kaja Kallas sinna lendamas. See paljastab Eesti meedia, poliitikud, Euroopa ja Lääne kui põhimõteteta organid, isikud, selgrootud. Mida me kardame? Mida me kardame kui Eesti rahvas? Et seisame esirinnas inimõiguste kaitseks? Et Eesti ei poolda genotsiidi on pealkiri? Meie, kui kunagi okupeeritud, isegi koloniseeritud riik, peaksime olema kriitilised, kui räägime okupeerijatest, kui räägime koloniseerijatest, kui räägime agressoritest. Aga kas kõik on siis vittus? Jah, aga rahvas on läbi sotsiaalmeediakanalite nagu @Palestoonia, link siin, jõudnud rahvaliikumiseni. Korraldatakse proteste, marsse, filmiõhtuid ja teemakohaseid loenguid, et eestlased saaksid aru, kui neile söödetakse mingit sitta kõrvadesse. Ka muus maailmas pöörab minu meelest see torm, kus UK ja Hollandi ajakirjandus on julgenud hakata nimetama asju, nagu nad on, genotsiidiks. Kuid lahendusest on asi kaugel. Harjuge oma sõpru, lähedasi, boikottige siin listis olevaid firmasid ja nõudke oma koolidelt sidemete lõikamist Looking at You, TalTech. See oli tsükkel ja laguudised.